No see on väga lai teema, kõik, mis puudutab haridust, ja hakkab ju pihta ikkagi sealt, et mis selle hariduse eesmärk on, eks ole, et kellel me selle suuname ja mida me ootame sealt selle tulemusena ka õigushariduse puhul, et ju läbi sajandite on ju õigusharidus on nüüd ikkagi eliitharidus, ses mõttes, et seda, need, kes selle omandasid, et neil oli ka teatud selline kvaliteedimärk küljes ja see tagas töö, see tagas sissetuleku, aga selle saamiseks olid ikka teatud eeldused olemas, nõudmised. Nüüd me oleme liikunud ja mitte ainult õiguses igal pool ju sellise laialdasele masshariduse poole, et need lati lasknud alla, ja siis me olemegi seal nüüd viskleme nendes hädades, et ühtepidi tahame, et võimalikult palju inimesi võimalikult odavalt saaks siin õppida, aga siis me õpetamegi neile seda, mida siis nende standardi järgi, et nad sealt läbi saaksid kuidagimoodi, et meil oleks pearaha olemas, et neid ikka väga palju ei häviks seal, et muidu ei tule ikka kedagi ja see kõik viib meid sinna kohta välja, et see haridus ongi alla käinud, et selles mõttes ma olen ikka nõus ju sellega, et ma olen ise seda ka välja öelnud ja seda näitavad ju kõiksugu tulemused siin kah, aga häda on muidugi selles, et see ei ole ka mitte ainult meie Eesti ju spetsiifiline mure, vaid see on ju üleüldine. Üle maailmas see hariduse üldine devalveerimine, ühtpidi soov viia ta rohkemad massidesse, mis on ju mõistetav ju ka tore, eks ole. Aga teistpidi sellega koos nagu tahtmatus või suutmatus või soovimatus välja öelda, see ei ole kõigile jõukohane. Et ma olen siin näinud ikkagi väga ikkagi inimesi, kelle puhul tekib küsimus, kuidas on nad jõudnud mingi isegi teisele või kolmandale kursusele, et see ei ole ju võimalik, aga on, eks ole, et see latt on tõesti lastud sinna. Või ütleme, ma tooksin näite, et on ju arutatud siin, et osa inimesi vist täis tõemeeli hindavad inimesi selliselt, et me võtame kõige targema sealt kursuselt, seame lati sinna ja paneme sealt hinded, mille mina olen põhimõtteliselt vastu. Et kui mul on 10 rumalat inimest, siis ma ei pane neile ühelegi A-d, et see on võimatu. Et siis nad on kõik selle hinde saavad, mida nad nagu väärivad läbi selle, et me ei saa võimatut inimest oodata, aga me ei saa ka latti nii alla lasta. Ja ülikooli puhul, mida mina näen nagu võib-olla suurima hädana on tõesti sama personalipoliitika ikkagi ja suutmatus ja ka soovimatus ikkagi süstemaatiliselt vaadata, et kes siis seal õpetab ja mis põhimõttel. Et mulle tundub, et me liigume üha enam sinna, kus teised, nagu Tartu Ülikool on veel natukene paremas seisus, aga teised on liikunud. Ma ei taha öelda halvasti, aga ma ütlen halvasti, et inimesed tänavalt õpetavad, kellel saetakse näpus kinni, et tule õpeta midagi, et sa oled siin advokaadibüroos, sa oled siin midagi, oled kohtunud väga hea, tule õpeta tsiviilprotsess. Et selles põhimõttes ütleme, on nagu mindud, et üldse kedagi leida, eks ole. Ja kui me täna võtame näiteks Tartu Ülikoolis siin samas Tartus ja õpetada inimestele üldse näiteks tarbijakrediiti, valdkonda, mis on tegelikult niivõrd oluline, mis ümbritseb igal pool, et tekib küsimus, kuna ma saan, et keegi ei olegi valmis seda õpetama või see ei mahu kuskile programmi, et meil ei ole süstemaatiliselt selle õppekavaga ikkagi tegelemist. Et ma tean, et siin mulle kohe hakkaks vastu vaidlema mitu inimest, aga mina näen seda niimoodi. Ja ma olen ka õigusteaduskonna direktoriga ju öelnud, et kuule, et mida oleks vaja, et võtta üks 10 või 15 aasta plaan, vaata ette need aineid, mida õpetatakse, vaata need inimesed, kes täna õpetavad ja mõtle, kas meil on järelkasvu tulemas üldse nendele inimestele. Seda minu meelest ühe korraliku õppejõu ettevalmistamine on 10-aastane protsess. See hakkab juba ülikoolist pihta. Me valime inimesed välja. Eks ole, me laseme neil süvendatult õppida, me saadame nad välismaale õppima, me otsime neile stipendiumid, katsume toetada, nad saaksid kirjutada teadustöid, harjutada seda sama grantide leidmist ja nad saaksid iseseisvalt õpetama hakata, aga see, et nad valmis on lõpuks täielikult, see on ikkagi pikk protsess ja kui me täna sellega ei tegele, siis meil ei ole 10 aasta pärast noori inimesi. Tegelikult me ei tegele täna sellega. Meil on juhuslikult see, et need inimesed, mõned on leitud kuskilt, aga üldiselt süstemaatiliselt ei ole järelkasvul üldse mõeldud. Ma julgen seda väita. Ja kui see hakkab sealt pihta, eks ole, et aga kuidas siis veenda seda noori inimest, tal ei ole mitte mingit motivatsioonipaketti, mitte mingisugust, eks ole, kui me ütleme, et sa jääd ülikooli tööle, et sa saad ülikooli, saad tõesti selle advokaadibüroo sekretäri palga, eks ole, ja samas nõudmised on tohutult suured sulle, et miks ta peaks minema sinna, eks ole, kui helgemad pead. Me tahame ju õpetaks ju helgemad pead, me ei taha ju, et õpetama tuleksid need inimesed, keda me ei taha isegi õppimas näha seal, et need, kes oleks valmis selle raha eest õpetama. See on nagu mingi surnud ring täiesti, eks ole, ja see ei ole muidugi mitte ainult meil niimoodi, see on ka IT-s, eks ole, kus ka inimesed lähevad välja
ja paljudes muudes kohtades veel siin, ja seda ei lahenda kindlasti ka ära see lihtsalt, et suurendada finantseerimist, et see peab nagu süstemaatiliselt vaatama ikkagi selle peale, et mida me siis teeksime, mis haridust me üldse ootame. Seesama õigushariduse vaidlustes mulle tundub, et need arusaamad on ikkagi erinevad. Et kui meie ütleme siin Riigikohtu poolt vaadates ka, et me ja advokatuuri poolt vaadates ja ka prokuröride poolt vaadates, et me tahame saada ikkagi korraliku baasharidusega inimesi siit, eks ole, kes on õppinud kõiki Eesti õiguse põhivaldkondi korralikult, siis teiselt poolt vasta et aga me võiksime ikka mingit mooduleid ja struktuuri, et natukene siit, natukene sealt ja võtame siit raha, natukene sealt raha, et nad ei peagi õppima, aga sel juhul ei saa neist ka advokaate ega kohtunikke, sest meil on vaja, me ei saa lasta seda latti sinna, et need inimesed, kes on paar kursust juurat läbinud, et me laseme ta kuhugi ametisse, et praegu tundubki mulle, et ma olen nagu natuke pettunud Tartu Ülikoolis, ma olen nii palju nüüd vaeva näinud siin, et need ei veenda ka seda, et ülikool ennast tunnistaks, et seal midagi valesti on, aga tundub, et see võimetus nagu tunnistada, et midagi on valesti, kahjuks on nii suur, et ainult väljast ja ainult piitsaga kahjuks on niimoodi.